Mis on Euroopa Liidu puidumääruse põhiline eesmärk, roll ning mida toob selle määruse täitmine kaasa näiteks nii metsaomanikule kui ka puiduettevõtjale? Euroopa Liidu puidumääruse peamine selline üldine eesmärk on võidelda ebaseadusliku metsaraie ja puidukaubanduse vastu. Maailmas on veel piirkondi, kus ei ole seaduslik metsaraie niivõrd au sees kui meil näiteks. Ja seetõttu on võetud tarvitusele meetmeid. Nüüd see Euroopa Liidu puidumäärus on üks neist, mis peaks siis tõkestama ebaseadusliku puidu ja puittoodete jõudmise Euroopa Liidu siseturule. Nüüd, mida see toob kaasa? See tegelikult metsaomaniku jaoks võrreldes praeguse seadusandlusega eriti midagi ei muuda. Et kuna puidu seaduslikkust peab metsaomanik tõendama ka praegu metsaseaduse järgi, siis need samad nõuded on üldiselt kirjas ka selles uues puidumääruses. Natuke rohkem muudab ta nüüd nende ettevõtete jaoks, kes impordivad puitu väljaspoolt Euroopa Liitu. Et räägimegi siis täpsemalt, mida peavad ettevõtjad tegema tulevikus. Ettevõtjad peavad kehtestama enda jaoks nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis tähendab tegelikult seda, et nad peavad rakendama sellist riskijuhtimist. Nad peavad tagama teabele juurdepääsu kontrollijatele, teabele siis puidu päritolu, tarnija kohta ja siis selle puidu raiumise seaduslikkuse kohta. Siis nad peavad hindama ohtu, kas nende tarneahelasse on sattunud ebaseaduslikult raiutud puitu. Et kui seda puitu võib olla sattunud nende tarneahelasse, siis nad peavad ka vähendama seda riski, küsides näiteks juurde täiendavaid mingeid dokumente puidu päritolu kohta või midagi sellist. Nüüd vahe tulebki sellest, et kui see meie metsaomanik, kes siin koha peal raiub, siis tema jaoks meie seadusandlus on juba sättinud piisavad piirid selleks, et tema raiest saadud puit on seaduslikult üles töötatud. Aga mida peaks teadma antud määruse osas kindlasti ja millised tagajärgi võib tuua ikkagi määruses näiteks eiramine? Kindlasti tuleks selgeks teha enda jaoks mõisted, et määrus jagab suures osas need puiduga tegelejad kaheks. On ettevõtjad ja on kauplejad. Ettevõtja on see, kes laseb puitu esmakordselt Euroopa Liidu siseturule. See tähendab nii siin kohapeal raiutavat puitu ja selle müümist, kui ka siis imporditavat puitu väljaspoolt Euroopa Liitu. Kaupleja on see, kes müüb juba siseturule tarnitud kaupa edasi. Nüüd see nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamise kohustus kehtib ettevõtja kohta. Kaupleja peab lihtsalt tagama selle, et oleks teave kogu tarneahela kohta kätte saada. Sanktsioonid on ilmselt määratud siis kas siseriiklike seaduste kohaselt või siis kas see puidu määrus toob kaasa mingit sellist? Just sanktsioonid on toodud siseriiklikus seadusandluses, et metsaseaduse alusel karistatakse siis, kui jääb midagi kahe silma vahele või kui rikutakse tahtlikult määruse nõudeid, ka siis on sanktsioonid siseriiklikus seadusandluses. Kes vastutab selle seaduse või selle määruse täitmise ja ka siis järelevalve eest? Eestis on määratud selle puidumääruse täitmise eest vastutavaks pädevaks asutuseks Keskkonnainspektsioon. Ja Keskkonnainspektsiooni töö ka suures osas meie metsaomanike kontrollimisel võrreldes praegusega ei muutu. Nad peavad samamoodi kontrollima puidu seaduslikkust. Et nüüd muutub niivõrd palju Keskkonnainspektsiooni jaoks, et nemad peavad hakkama kontrollima ka niinimetatud järelevalveorganisatsioone. Järelevalveorganisatsioonid selle puidumääruse mõistes on vabatahtlikud organisatsioonid, kes taotlevad Euroopa Komisjonilt enda tunnustamist järelevalveorganisatsioonina ja kes pakuvad seda nõuetekohase hoolsuse süsteemi teenust ettevõtjatele ja siis kontrollivad selle täitmist nende ettevõtjate poolt.
Nüüd Keskkonnainspektsiooni üks uus ülesanne ongi ka kontrollida neid järelevalveorganisatsioone. Järelevalveorganisatsioone tunnustatud Euroopa Komisjoni poolt veel ei ole. Küll on teada, et Eestis järelevalveorganisatsiooniks saamiseks taotluse on esitanud komisjonile 3 organisatsiooni. Aga siiamaani minu teada ei ole veel kellelegi seda ametlikku tunnustust antud. Kuhu peaks pöörduma, ütleme siis huvitatud kas puiduettevõtja või metsaomanik, et saada rohkem informatsiooni selle määruse mõjude kohta kui selle täitmise kohta? Määrusega seotud informatsioon on üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Et kõige lihtsamalt ilmselt leiab selle eestikeelsena nii palju, kui seda praegu on sealt. Võib ka pöörduda otse minu poole, saata mulle meil aadressil taivo.tenks@envir.ee või helistada mulle, püüan vastata. Ja 12. veebruaril on toimumas infopäev meil Keskkonnaministeeriumis, kus püüame ka selgitada natuke lähemalt selle määruse rakendamisse puutuvat. Küll Euroopa Komisjoni poolt ei ole veel üksikasjalikku juhendmaterjali jõudnud meieni siiani. Aga loodetavasti see nüüd lähipäevil ka jõuab ja siis on juba, saab täpsemalt rääkida, kuidas mingis olukorras täpsemalt käituma peab. Et siis tegemist siin on biomassi laboriga, kus põhiliselt tegeletakse biomassi ettevalmistusega ja ka briketteerimisega. Et siin on seadmeid siis termokeemiliseks töötlemiseks, autoklaav on, katel on, et siis on võimalik töödelda kütuseid siis biogaasi tootmiseks ja ka bioetanoli tootmiseks. Ja kasutatakse siis kõrgeid temperatuure rakkude lõhustamiseks, ensüüme ja nii edasi. Ja kui tulla siis tahekütuste juurde, mis siis on brikettide näol siin väljundina, siis oleme katsetanud väga palju materjale, et kuna katsed just käivad 25 prooviga Läti kolleegidega siis EcoHousingu projekti raames, siis on siin hästi palju erinevaid brikette näha ja mõned neist on väga huvitavad. Et siin on siis teravilja tootmisest tekkinud seemnekestadest briketid erinevates segudes saepuruga, on tatrakestad segudes siis saepuruga, siis on teraviljapuhastusjäätmetest siin brikette, mitmesugused segud põhu ja saepuruga ja ka siis põhk ja heintaimed erinevad siis segus turbaga. Et siin on siis näha seda masinat, millega me põhiliselt briketteerime, on ka kruvipress olemas, kuid kruvipress ei anna häid tulemusi kõikide materjalide puhul ja põhikatsed on siis teostatud selle veimapressiga, mis üle pindala siis 50 mm läbimõõduga briketile avaldab survet 20 tonni umbes ja reeglina enamus materjale on hästi briketteeritavad. Et siit ruumist puudub veel seade, mis on siis kasutusel veetustamisel, et veetustamist siis vajavad paberi- ja puidutööstuse osad proovid. Selleks on siis lintfiltri separaat, mis on vajanud siin eelnevat veetustamist ja samuti silod. Et kasutatud Vicenti press, mis siis on tellitud Ameerikast, on andnud silode separeerimisel kuni 28% paremaid tulemusi kuivaine pressimisel vedelasse osasse. Et selle tulemusena siis on muutunud küsitavaks, kas tasub kogu silomassi üldse kääritada või hoopis separeerida see vedel osa, mille kääritamiskiirus on kuni 4 korda siis parem või kiirem ja kasutades jääksoojust on võimalik siis silokoogist toota briketid, mis on paremate omadustega, kuna oluline osa mineraalsest
fraktsioonist on välja pressitud vedelikku, see annab nende võimaluse tagasi viia põllule ja brikett sisaldab vähem tuhka, on kõrgem kütteväärtus ja ka tuha sulamise karakteristikud on paremad või siis lihtsamalt öeldes see tähendab seda, et neid brikette võib põletada kõrgematel temperatuuridel ilma, et nad põhjustaksid probleeme. Mis see ajendas sellist nagu teemat nagu uurima ja kust nagu see huvi üldse tekkis? No biogaasi vastu oli huvi juba bakalaureuse astmes ja teoreetilisena lisana sai sinna juurde projekteeritud siis ka biogaasijaam selle laudakompleksi juurde, mis ma tookord oma töös esitasin. Magistriastmes sündis siis biogaasijaama teostatavuse analüüs ühe konkreetse näite põhjal Eestis ja vaadates, mis laias maailmas toimub, siis eeskätt Saksamaal, et see silode separeerimine ja rohtse biomassi separeerimine oli uurimise alla sattunud, siis otsustasin ka mina seda uurida ja natukene teiste vahenditega, kui seda sakslased teevad. Ja see press, mis siis on selle esimeseks oluliseks astmeks, et seda materjali separeerida, selle ma tellisin hoopis Ameerikast, mis on natukene teise tööpõhimõttega. Seal teol või tööorganil siis on see teoosa lõigatud sektoriteks, mille vahel asuvad siis sõrmed ja töö käigus see materjal saab lisaks siis veel purustatud, segatud, keeratud ja see on siis võimaldanud kuni 28% suurema kuivaine väljapressi vedelasse osisesse, mis on märkimisväärne tulemus. Ja kui vaadata sellest mahlast toodetud siis biogaasi hulka, siis täna võib väita, et kogu silo ei olegi mõttekas ehk biogaasireaktorisse panna, vaid võib piirduda ainult selle mahlaga. See protsess läheb keerulisemaks nüüd selle pressi arvelt, kuid biogaasireaktori mahtu võib vähendada kuni 4 korda ja selle mahla kääritamise kiirus on ka 3–4 korda kiirem. Et 7–8 päeva jooksul on sellest mahlast 80% potentsiaal kätte saadud, kui kogu silost on sama näitaja 28 päeva. Et tulenevalt sellest on siis kõigil võimalus otsustada, kas panna sinna kääritisse ainult see väljapressitud vedelosis, rajada palju pisem biogaasijaam, mida on võimalik siis opereerida palju lihtsamate pumpadega, kuna seal puudub massiline kiuosa, mis meile tegelikult eriti palju energiat biogaasi näol juurde ei anna. Samas on võimalik siis sellest kiuosast toota briketid, mida saab siis kasutada, kui nad on kuivatatud mis tahes katlakütusena või otsepressimisjärgselt tarvitada siis katlamajades, kus on võimalik saada kätte energiaga niiskest materjalist või kus on kasutusel siis koldes kuivatamine. Siin vallavanem rääkis meie bioenergeetika võimalustest selleks, et bioenergeetikaga tõsiselt tegelda, peaks hakkama raiuma ka neid niinimetatud võsametsi. Aga need on kõik meil sellisel kasvukohal, mis väga raskesti on kättesaadavad. Kui palju meil vallateed on lihtsalt kinni olnud sellepärast, et ei kannata rasket veotehnikat. Siis 2012 oli neid päevi 94, 2011 oli 134. See näitab, et Hiiumaal on see talveaeg, kus maa on külmand, saab normaalselt liikuda niivõrd lühikene, et teed lihtsalt ei kanna. Mina olen siin 75. aastast saadik metsas toimetanud ja eelmine talv oli 7. talv, kus oli maapind metsas lume all külmand. Nii et sellest tulenevalt ka praegu on see metsataristu küsimus läinud väga teravaks.
õnneks nüüd Hiiumaal on praegu selline periood, kus me koostame uut arengustrateegiat kuni aastani 2020 ja sinna oli võimalus siis arutusele panna ja üldiselt on positiivselt suhtutud ka see Euroopa Liidu abirahadest hakata neid suunama metsataristusse, tähendab metsakraavidesse, teedesse ja sellega koos ka valla teedesse, mis on metsade vahel. Muidu jääb meil metsanduse pool väga napiks. Nii aeg on napp kui ka töö kvaliteet. Võib-olla kõige suurem küsimus, mis Hiiumaal üldse praegu on tekkinud, on see, et meil on tohutud alad, üle 30% on looduskaitseliste piirangutega ja tänu sellele on eesvoolud, kõik suuremad kraavid, mis jooksevad merre, on võsastunud, suudmed on täisuhutud ja tegelikult ei olegi vett momendil kuskile juhtida. Selle probleemi lahendamine on ilmselt isegi suurem ja raskem kui ainult Hiiumaa mõtteviis. See on selline riiklik programm, peaks tulema siia taha, et suudaksime eesvoolud lahti kaevata, et oleks kaladel kudemiskohad, kärestikud teha ja samas looduskaitsjate poolt nõutud veehoidlad, järelikult peame panema regulaatorid kraavidele peale, et vee laseme ära siis, kui on suur vesi ja hoiame siis, kui vett ei ole. Nii et ma väga loodan, et suudame Metsaseltsiga survestada seda arengustrateegiat nii palju, et need Euroopa Liidu abiprogrammid ei lähe mitte ainult kergteede ehitamiseks ja külakiikedele, vaid hakkavad mõjuma metsataristule tõsiselt.